tere! Käesolevas videos vaatame, kuidas teha Margenis tasaarveldusi. Kui me lähme antud demokontol nõuded ostjatele alla, me näeme, et meil on siin erinevad arved olemas sellised kliendid nagu Alar Aus. Ja samamoodi, kui me läheme võlad tarnijatele alla, siis meil on olemas ka siin Alarilt mingi arve. Me tahaksime Alariga seotud andmed tasaarveldada. Selle jaoks me lähme panga importi, meil on siin niisugune lihtsalt käsitsi sisestamise võimalus, lisa käsitsi ja siit me võtame tasaarveldus. Nüüd me otsime kõik müügiarved, mida me tahame tasaarveldada. Antud hetkel me tahame need 2 tükki tasaarveldada. Nüüd me lingime. Nüüd ta annab meile ostuarvete nimekirja, mida me saame linkida. Siin on kohe see Alar Ausi arve esimene. Valime selle ja lingime tagasi. Nüüd ta küsib kinnitust, et kas soovime selliste summadega jätkata, jah, see sobib meile. Nüüd ta tegi meile kohe praegu siia tasaarveldusakti, mille saab siis hankijale või siis hankijale ja kliendile saata, mida saab siis alla kirjutada vastavalt. Ja siin me saame ka kinnitada. Nüüd ta tegi meile siin Margenis sellise tavapärase pangaimpordi välimuse, kus on siis 2 rida, üks on negatiivses summas, teine on positiivses summas, sest mingid arved laekusid ja mingid arved tasuti. Me ei taha, et see läheks meil arveldusarvele, seega me valime siit endal tasaarvelduse konto ja salvestame ära. Ja meil ongi sisestatud tasaarveldusakt, tasaarveldusakt välja saadetud ja tasaarvelduse kanded on tehtud. Nii palju siis sellest. Aitäh vaatamast!